No nii, tere veel siis kõigile. Ma näen rõõmuga, et praegusel hetkel on meil juba peaaegu 30 inimest kohale tulnud ja tore, et nii paljudele see digimeedia ja digiõpikute teema huvi pakub ja on valmis siis täna meiega siin tunnikese veetma. Tänast veebiseminari siis viime läbi me kahekesi. Mina, Kristi Salum, töötan siis ITSAS Progetiigri programmijuhina ja olen siis ka ühtlasi selle digiõpikute digikunsti poole autor. Ja Tertu Tammaru on Tartu erakooli õpetaja ja on siis kirjutanud ja loonud ja kokku pannud siis selle digimeedia poole, mis digiõpikus on siis teisele kooliastmele mõeldud. Ja nii me siis täna teemegi, et me räägime mõlemad oma osast, teeme väikse üldisema sissejuhatuse ka ja te saate siis parema ülevaate sellest, mis seal digiõpikus siis digimeediast ja digikunstist on kirja pandud, kokku kogutud ja saate siis hiljem siis seda võib-olla natukene lihtsamini ise kasutada. Nii, kõigepealt siis väike sissejuhatus, et tänapäeval on nii, et ega selle meediata ja digimeediata me oma elu enam väga ette ei kujutagi, sellepärast et see meedia ümbritseb meid digikujul praktiliselt igal pool ja igal ajal. Et kui mõni aeg tagasi veel ajalehed tulid postkasti, siis tänapäeval ka ajalehte loetakse hoopistükkis mõnes veebikanalis ja enamalt jaolt on siis erinevad meediumid, tekst, audio, pilt, video, animatsioon, 3D, erinevad reaalsused on omavahel siis kokku pandud ja loodud siis sellised multimeediumid. Nii et kui me vaatame näiteks mõnda uudistekanalit, siis seal on ka kokku pandud erinevaid võimalusi ja on siis tekitatud selline multimeedium. Ja see teeb meie elu väga selliseks põnevaks ja kirjuks ja annab võimaluse tõesti erinevate meelte kaudu saada erinevaid elamusi. Ükskõik siis teatris, kinos, igapäevaelus, uudiseid lugedes. Igal pool on midagi põnevat. Ja ma nüüd lasen kohe siin, annan Tertule sõna, sellepärast et tema räägib nüüd natukene siis sellest sissejuhatusest, mis on meie siis digimeedia osas just nimelt multimeediumi kohta ka kirjutatud. No nii, tere ka minu poolt. Räägin siis täpsemalt sellest, mis on multimeedium. Kristi tegi kena sissejuhatuse, et tõepoolest multimeedia on igal pool meie ümber ja teadupärast siis tänapäeval ei saa me ilma tehnikata enam ja seda digimeedia juures siis kasutatakse hästi palju erinevaid nutiseadmeid, arvuteid ja mis iganes elektroonikaseadmeid, et neid multimeediumeid siis nii salvestada kui ka kenasti kasutada. Ja mõned näited sellest, et kus tänapäeval multimeediumi kasutatakse, on näiteks loomingus, et mis tahes kunstiteosed, mis ei ole tehtud pliiatsi ja paberiga, vaid mingil digikujul, digivahendiga, on juba multimeedium. Samamoodi ka muusika, mida tänapäeval saab hõlpsasti salvestada ise. Samamoodi fotod, erinevad koomiksid, animatsioonid, et seda loetelu võib pikalt jätkata. Samamoodi meie igapäeva koolielus kasutame ju oma erinevate teemade õpetamiseks nii erinevaid pilte, esitlusi, kindlasti üha rohkem õppevideosid, animatsioone ja mida kõike veel. Tehnoloogia poole pealt siis erinevad veebilehed ja rakendused, mida on võimalik õpilastel ja inimestel luua, samamoodi erinevaid arvutisimulatsioone. Ja üha enam on siis multimeedium jõudnud ka erinevate meditsiiniasutustesse, kus siis viiakse läbi erinevaid virtuaaloperatsioone ja simulatsioone. Nii, ma arvan, et see on minu poolt hetkel kõik. Nii, ma saan aru, et Tertu häält oli natukene vaiksemalt kuulda, et niikaua kui mina vahepeal nüüd natukene edasi räägin, siis saab Tertu võib-olla omal seal veidi häält juurde keerata, sest me lihtsalt oleme erinevas kohas seda veebiseminari tegemas. Ja ma püüan pärast siis Tertule pildi ka panna, kui ta juba pikemalt räägib sellest digiõpikute oma osast. Nii, aga läheme siit nüüd edasi.
ja nüüd jõuamegi siis kohe päris nende informaatika digiõpikute juurde, et mõni aeg tagasi siis otsustati, et tänapäeva informaatika õpetamine tahab kaasajastamist ja tuleks sinna lisada uued teemad. Ja nii siis pandi kirja töörühma poolt esimesele kooliastmele siis sellised teemad, digikunst, kood ja digitaalne ohutus ja teisele kooliastmele digimeedia, programmeerimine ja digihügieen. Ja mõlemale kooliastmele 3 teemat ja iga teema all on siis 35 tunni jagu materjale. Ja mõte oligi siis selles, et kuna elu on kõvasti edasi läinud, siis need digipädevused ja oskused, mis olid sinnamaani arvutiõpetuse ja informaatika all kirjas, siis need on juba nagu ajast maha jäänud ja oli vaja siis siia lisada uusi teemasid, mis tänapäeva eluga väga seotud on. Ja meie tänase meediapädevuse nädalaga on siis seotud just siis see digikunsti ja digimeedia teema, et lapsed, täiskasvanud, kõik kasutavad väga hoolega oma nutiseadmeid ja pildi tegemine, video tegemine, see on juba üsna väikestele lastele tegelikult jõukohane, aga informaatika digiõpiku abil me püüame siis lülitada neid samu asju õppetöösse, kasutada ära seda, mis lastele huvi pakub ja millega nad nagunii tegelevad siis just selle nurga alt, et nad saaksid seda kasutada õppetöös ja nii, et see rikastaks seda õppetööd ja muudaks selle paremaks ja huvitavamaks. Ja digitaalne ohutus ja digihügieen on tegelikult ka üsna läbi põimitud kõikide nende ülejäänud teemadega ka, sellepärast et kui sa juba räägid digimaailmast ja teed ise lood midagi, siis selleks, et seda õigesti jagada või selleks, et teiste materjale kasutada, pead sa siis oskama seda teha ka ohutult, targalt ja vastutustundlikult. Nii et need teemad on siis ka juba sellepärast seotud siin nende digimeedia ja digikunsti teemadega samamoodi. Ja tegelikult neid informaatika digiõpikuid, need võib läbida 3 moel. Et üks võimalus on see, et minnagi teema teemalt, tund tunnilt, sellepärast, et need oskused seal tulevad täpselt sedasi, et hakkavad lihtsamalt ja liiguvad keerulisema peale, või siis lõimides mingisuguseid osasid oma ainetundidesse, või siis 3. variant, et võib-olla teil on olemas arvutitund või informaatikatund, mille tunni raames siis saab võtta näiteks kombineerida nii digikunstist, koodist, digitaalsest ohutusest siis sellised plokid ja lõimida nad siis sinna ühte eraldi ainetundi. Nii et võimalusi on erinevaid. Ja nagu näha, siis tegelikult siin on olemas vasakul pool ka näha õpetajate materjalid, ma pärast natukene räägin neist ka, ehk siis materjal on loodud sellise loogikaga, et neid saab kasutada õpilasega tunnis, aga on olemas õpetajale ka siis tunnikavad, ainekava, nipid, mida ta saab siis veel kasutada, et see tund eriti hästi õnnestuks. Nii, ja jõuamegi siis digikunsti juurde. Kuna ma ise olen pikka aega õpetajana töötanud ja oma lastega siin enamalt jaolt asjad ka läbi katsetanud, siis see digikunsti osa tegelikult ongi sündinud just sellest, mida ma ise olen reaalselt kasutada saanud. Ja lapsed alustavad sageli seda loometegevust ja loovuse arendamist just sellega, et nad joonistavad. Ja samamoodi siis ka selles digikunsti osas esimene osa on joonistamise osa ja selle all on 10 tundi ja algab siis sellest, et kasutatakse programme, mis on võimalik arvutisse alla laadida. No näiteks siin on toodud TuxPaint, sest see sobib lihtsalt erinevatele platvormidele ja erinevatele arvutitele ja seepärast on siis see näide, kuigi tegemist on juba suhteliselt vanema ja tuttava asjaga, aga lastele esimeseks katsetuseks on ta päris hea ja lihtne kasutada. Siis edasi kasutatakse veebipõhiseid keskkondi, kus saab siis kas siis üksi või siis ka ühisjoonistamist teha ja siis järgmiseks on võetud siin tahvelarvuti rakendused, millega siis saab samamoodi kunsti teha ja lõpeb siis see joonistamise plokk virtuaalnäituse osaga ehk siis näitus pannakse kokku siis nendest piltidest, mida on võimalik siis teha digitaalsel kujul ja samas ka nendest piltidest, mida õpilased on võib-olla tavalises kunstitunnis joonistanud ja mida siis saab ka digitaliseerida sellega, et nad pildistatakse üles ja pannakse siis üheks näituseks kokku. Teine osa on pildi- ja videotöötlus, mille all on siis selline esimesele kooliastmele tõepoolest selline lihtne pildi tegemine, sellised lihtsad põhimõtted, mida kasutada, et pildid õnnestuksid. Samamoodi on seal
väike selline pilditöötlus ehk siis, et kuidas pilte kokku liita, kuidas neist teha kas kollaaž või pildilugu ja siis ka video salvestamine. Nii et samamoodi, et õpilased saavad siis teha mingil kindlal eesmärgil videod ja siis teine oluline pool on ka see, et kuidas siis kõike seda jagada, et kuna tegemist on esimese kooliastmega, siis sotsiaalmeedia kaudu jagamine siin ei ole teemaks. See tähendab seda, et tegelikult ongi vaja õpetada, et kuidas nad saavad jagada neid pilte ja videoid, mida nad teevad, kuidas neid arvutisse panna, kuidas teistele näidata. Ja kolmas osa on siis animatsioon, audio ehk siis helipool ja siis 3D modelleerimine. Ja seal on ka pigem nagu just see, et lapsed saavad omal need esimesed katsetused, esimesed proovid, lihtsamad programmid, lihtsamad salvestused. Ja 3D all ei ole rõhk mitte sellele, et kindlasti peab olema 3D printer, millega need tööd välja printida, vaid just nimelt on modelleerimise jaoks selline keskkond, mida saab kasutada nii tahvelarvutitega kui ka arvutis. Ja see annab lihtsalt kogemuse, kuidas luua 3Ds mingisuguseid asju. Ja iga teema selles digiõpikus lõpeb tegelikult lõpuprojektiga. Et see on kuskil 5 tundi kestev selline kokkuvõttev projekt, kus on siis need eelnevalt õpitud oskused kokku pandud. Võib-olla suuremate õpilastega, kui teil on näiteks 3. klassi õpilased, siis nemad võivad seda projekti teha natuke keerulisemalt. Kui on väiksemad õpilased, siis tõenäoliselt tuleb see projekti osa natukene lihtsamaks teha. Nii et õpetaja on siin päris oluline, et tema siis saab aru sellest, missugusel tasemel ta õpilased on ja kui palju ja kui põhjalikult ühte või teist teemat käsitleb. Nii, ja nüüd mõned näited ka. Ehk siis nagu ma juba ütlesin, joonistamine algab sellest, et on arvutisse alla laaditud programmid. Tõenäoliselt on neid nii. Siin tuli üks kommentaar, ma kohe hetke pärast siis räägin sellest ka, aga ma praegu püüan rääkida siis oma juttu ära ja siis lisan siia juurde. Ehk siis ülesehitus on see, et alguses on arvutis olevad programmid, siis on veebis, siis on tahvlis kasutatavad asjad ja pigem on ülesehitus selline, et alguses on lihtsamad asjad ja siis natukene lähevad samm-sammult raskemaks, aga mitte ka liiga keeruliseks. Ja kuna ma ise olen klassiõpetaja, siis need oskused, mis on siis joonistamise ja kunsti ja loomisega seotud, on tegelikult seotud ka teiste õppeainetega. Et siin on ka mõned näited, et on näiteks aastaaegade joonistamine, siis muinasjuttude kujutamine. Ühisjoonistamiseks on selline teema nagu rahvakalendri tähtpäevad, ehk siis saavad õpilased veebis luua ühele rahvakalendrile sobiva pildi. Siis on logo tegemine, kas endale või siis näiteks oma koolile logo väljamõtlemine. Illustratsiooni teema, jällegi õpetajal on välja pakutud seal küll luuletuse illustratsioon, aga samas võib õpetaja kasutada seal hoopis mingisuguse jutu illustreerimist või mingisugust muud asja. Ja portree, täpselt samamoodi, et nagu me päris kunstis räägime siin erinevatest vormidest, siis siin ka on siis see portree teema on tahvelarvutiga sisse toodud, aga tegelikult võib seda teha ka mingisuguse teise vahendiga. Ja koomiks ja siis virtuaalnäitus on siis see, mis võtab selle kokku. Nii, meil oli siin küsimus, ma vaatan korra siin, et mul ei õnnestunud ühtegi teemat meedias teha 1 tunniga. Kas see on nüüd digimeedia koha pealt? No selles mõttes tegelikult tunnikava järgi ma juba saan aru, et kui seda vaadata, siis võibki olla, et mõni õpetaja jõuab oma lastega teha natuke rohkem, teine natuke vähem. Et siin tulebki natukene oma lapsi vaadata ja kuna need digiõpikud on kokku pandud tervele kooliastmele mõeldes, siis see õpetaja raskusastme reguleerimine on siin päris oluline. Kui on väiksemad õpilased, siis nad kindlasti jõuavadki vähe ja vaat see keskkondade teema muidugi on selline asi, mille koha pealt tasub seal samas digiõpikus kohe tagasisidet anda. Sellepärast, et paraku on nii, et need keskkonnad ja rakendused, mis on sinna valitud, need sai valida selle järgi, et nad ei nõuaks sisse logimist. Sest esimese kooliastme õpilastel ei ole valdavalt oma kontot ja seda ei saa neilt ka eeldada, et nad seda teeksid. Ehk siis nende keskkondade ja rakenduste valikul oligi just nimelt üks põhiline selline kriteerium, et nad ei nõuaks sisse logimist, et seda saaks kasutada. Aga selliste tasuta
sisselogimist mittenõudvate asjadega on paraku selline lugu, et need ei ole alati kõige töökindlamad või siis muutuvad nad tasuliseks, kui tegemist on hea asjaga. Nii et selle koha pealt on nii, et pigem kui te märkate, et midagi ei tööta, siis tulebki teada anda. Et see ongi nagu digiõpikute üks mõte, et nad on muudetavad ja täiendatavad ja ümbertehtavad. Sest juba ainuüksi selle õppematerjali tegemise käigus tegelikult tuli juba välja see, et mingisugused keskkonnad, no näiteks selle sama 3D modelleerimise koha pealt 3 korda muutus see sama rakendus, sellepärast et lihtsalt elu muutus. Et üks neist muutus selliseks, kus tuli hakata sisse logima ja teisel juhul muutus see tasuliseks ja tuli otsida uus variant, et paraku nendele veebimaterjalidega selline lugu on. Nii, lähme siit natuke edasi, et õpiku ülesehituse koha pealt veel seda, et seal on siis õpilase osas on alati nii-öelda peidetud kujul pandud õpitulemused, kuhu tahetakse selle tunniga jõuda ja mõisted. Neid on võimalik sealt lahti klõpsata ja õpilane saab neid vaadata, aga nad otseselt kohe ees ei avane, sellepärast just, et mitte nagu segada siis õpilase keskendumist võib-olla sellele, mis tunnis just oluline on. Siis on esitluse osa, mida on siin ka allpool näha, et on siis selline esitlus, kuhu on kogutud kokku siis teooria osa, selline väike oluline osa, mis ta peaks siis tunnist teadma. Ja siis on seal enesekontrolli ülesandeid, siis on seal videojuhendid, seal on pildikujul juhendid, ehk siis kõik see, mida see laps saab siis selles tunnis kasutada selle teema juures. Ja siis iseseisvad ülesanded on veel siis eraldi all välja toodud, sellepärast et kunsti teema on ikkagi selline käed külge teema, mis tähendab seda, et teooriale ja sellele nii-öelda vaatamisele ei tohiks liiga palju aega kuluda, vaid pigem on ikkagi see koht, kus õpilased saavad ise asju katsetada ja teha. Ja siin on näide siis sellest koomiksi loomisest, et mis nad siis peavad tegema. Ja enamalt jaolt on juures ka mingisugune lisaülesanne, mida saab siduda näiteks mõne teise tunniga. Et siin koomiksi puhul on see, et nad võiksid teha näiteks oma klassi koomiksi raamatu. Samamoodi võib teha luuleraamatu. Virtuaalnäituse puhul on näiteks soovitus, et seda võiks jagada ka vanematega ja võib-olla jooksvalt täiendada. Nii et seal on mingisuguseid selliseid väikseid täiendusi ja lisasid ka, mida saab siis õpetaja oma klassiga teha, kui tal on soov teemaga pikemalt tegeleda, kui et ainult ühes tunnis. Nii, siis pildi ja videotöötluse all on siis, algab kohe see teema sellega, et on pildiotsing, kuidas pilti salvestada. Siin on kohe ka see, mida peab siis jälgima, kui kasutada teiste pilte. Et ma olen ise hästi oluliseks pidanud seda, et algusest peale siis õpilased ikkagi ka siis, kui nad kasutavad teiste pilte ja ainult enda jaoks ja seal klassiruumis, et nad ikkagi kasutavad või viitavad sellele, kasutades siis linki vähemalt esialgu ka nende väiksemate õpilastega. Ja siis järk-järgult selle koha pealt oskused suurenevad. Siis, kuidas pilti erinevatesse kohtadesse lisada, ka siis, kui nad ise on joonistanud pildi, et kuidas seda siis oma tekstile juurde panna. Siis on siin sellisel lihtsamal moel lihtsamate mõtete ja võtetega pildistamise osa, kus nad siis saavad sellised esmased põhitõed, et mida peaks jälgima, kui pilte teha. Samamoodi on siis ka video salvestamise osa ja siis nutiseadmete kasutamine ja seda, kuidas nutiseadmest siis saada need pildid ja videod omakorda arvutisse või kuidas neid siis jagada ja näidata. Ja siis faililaiendite teema käib siit ka läbi, et kas siis lapsed saaksid siis aru, et missugused faililaiendid võib-olla mingisugust erinevat failitüüpi näitavad. Ja pildi ja videotöötlusel on siis ka jällegi seotud teiste õppeainetega, et näiteks on siin kutse tegemine, mida saab siis kas eesti keele tunniga näiteks siduda, kaardi tegemine, siis on kollaaž, näiteks seal võib teha ilmavaatluse kollaaži, fotolugu, mis lubab siis omakorda panna erinevatest piltidest kokku ühe loo ja jällegi illustratsiooni teema ka. Nii et kõik need sellised asjad, mida tegelikult kasutada siis pildi ja videotöötluses on siis seotud mõne teise tunni ja ainega ka. Nii, no siin on mõned näited ka. Näiteks siin on siis pikk kollaaži rakendusega tehtud üks
kollaaž oma lemmikutest, kui ma nüüd õigesti mäletan just, et mis on nagu sellised asjad, mis siis meeldivad ja kuidas seda siis kasutada ja teha. Siis teine näide on siin üks kutsenäide või jällegi selline päris lihtne fototöötlusprogramm Fotor, mida saab siis arvutisse tõmmata, mida saab kasutada ka veebis, seal tõsi küll on võimalused tasuta versioonil üsna piiratud, aga igal juhul võimalik kasutada on mõlemat pidi. Ja sellega saab siis teha just selliseid lihtsaid kutseid ja kaarte. Ja siis videojuhendi koha pealt või video koha pealt on siis selline praktiline töö on selline, kus nad saavad vaadata kõigepealt videoid, kuidas on õpetatud ühte või teist asja tegema. Ja siis selle video, kui nad ise videot tegema hakkavad, siis samamoodi nad siis, et see video ei oleks lihtsalt video mingist suvalisest asjast või hetkest, vaid et nad siis püüavad ise selle video abil mingisuguse asja teistele selgeks õpetada. Et selline praktiline väärtus ka juures. Nii, no ma näen, et siin on küsimus tekstitöötlusest, aga antud informaatikaõpikus lihtsalt on teised teemad. Tekstitöötlus ei ole paraku selle teema ja meie tänase veebiseminari teema samuti kahjuks mitte, et see on ilmselt teine aeg ja teine koht, kus sellest rääkida. Nii, lähme järgmise teema juurde. Animatsioon, 3D ja audio. Et siin on kõige pikem osa, siin on video, loa küsimine videoks, on täpselt samamoodi nagu pildi puhul on see, et kuidas viidata ja mis on autoriõigused ja ka virtuaalnäituse puhul oli tegelikult seal see, et nad peavad mõtlema selle peale, et missugused õigused neil autorina on ja missuguseid piiranguid nad saavad peale panna oma töödele. Nii et see teema jookseb sealt läbi ja samamoodi ka video tegemisel tegelikult see ja muude teemade puhul ka on oluline just see eetiline pool ka, et kus sa kasutad, kuidas sa kasutad ja kas sa selle juures siis oled viisakas ja küsid luba. Et see video tegemisel ei ole mõeldud, et see läheb kuskile avalikult üles, vaid see on ikkagi õpilaste enda jaoks ja klassis kasutamiseks. Nii et see selles mõttes, ma ei tea küll, kas ma nüüd vastasin küsimusele või mis selle loaga mõeldisin. Aga hea küll, läheme nüüd animatsiooni 3D ja audioga edasi. Et animatsiooni teemale on siis kõige pikem osa jäetud, sellepärast et esiteks on tegemist sellise teemaga, mis nõuab natuke rohkem nokitsemist. Teine asi on see, et animatsiooniga on väga hea õpetada lastele ka üleüldse ära nii-öelda põhitööd, kuidas kirjutada stsenaarium, kuidas mõelda siis selle peale, missugused taustad ja missugused tegelased seal on ja missuguseid vahendeid nad sellest kasutada saavad. Ja algab siis animatsiooni sissejuhatavas osas on siis selline väike ülevaade lühidalt kergelt, mis asi see animatsioon on. Ja siis nad saavad kohe esiteks teha sellist arvutianimatsiooni, mis on väga lihtsas keskkonnas ja lastele hästi kergesti arusaadav. Ja siis tuleb juba siis see, et nad panevad oma rühmad kokku ja rühmas koos siis mõtlevad välja siis oma loo, sellepärast et kõikide nende asjade puhul on tegelikult ikkagi, mida nad ise teevad, on hästi oluline see lugu, mida nad sellega rääkida või öelda tahavad, niisamuti ka siis animatsiooni juures. Ja siis mõtlevadki välja oma tegelased ja taustad ja panevad animatsiooni kokku. Ja siin on kasutatud siis sellist rakendust nagu Stop Motion Studio, mis on olemas nii Androidile kui ka nendele Apple'i toodetele ja selles mõttes üsna lihtsalt kasutatav, tõsi küll jällegi tasuta versioonis paljud asjad on kinni keeratud, aga esimese kooliastme laste jaoks tegelikult täitsa piisavalt. Ja kui natukene nutikalt läheneda, siis saab seal teha tegelikult päris palju asju. Helisalvestamine on siin lastel ka see, et mis need helid üldse meie ümber on, kus me neid kuuleme. Siin võib lasta ise erinevaid helisid kuulata ja aru saada ja siis proovida salvestada ise samamoodi erinevaid hääli. Ja teha näiteks kas väike kuuldemäng või lugeda sisse väike luuletus. Ja jällegi vaadata, kuidas siis selle salvestatud heliga edasi käituda, mis temaga edasi teha. Siis alati ei pea olema õpetaja see, kes õpetab. Alati ei pea ka õpilane teisele õpilasele rääkima. Et rääkivate piltide teemas on siis olemas üks võimalus, kuidas hoopis teistmoodi tunni teemale läheneda, et panna hoopis mingi päris ootamatu tegelane, no näiteks koer või kass või hoopis tükis, ma ei tea, lamp rääkima ja tutvustama seda teemat, mida parasjagu õpitakse. Siis 3D kunsti all on siis 3D modelleerimine ja seal on tõesti selline tore programm nagu, ma vaatan nime, mul läheb meelest ära, aga Makers Empire, mis
noh, vähemalt kui ma teda katsetasin siin mõned nädalad tagasi, siis ta küll veel ilusasti töötas ja loodetavasti töötab ka praegu. Ja selle juures on just tore see, et seal on ka võimalik kasutada jällegi tasulist versiooni, mis on selline, kus õpetaja saab oma klassile eraldi luua õppematerjaleid või õigemini kokku koguda ja kasutada neid. Aga tegelikult tasuta versioon on ka päris võimekas ja seda on võimalik siis arvutisse alla laadida ja samamoodi kasutada tahvelarvutites erinevates. Ja saab siis seal teha oma avatari, ehk siis õpilane saab ise luua omale sellise oma kangelase või oma kuju, mis on ka siis selline 3D kuju. Ja samamoodi ta saab seal katsetada sellist arhitekti mõtlemist ja proovida panna näiteks üks oma selline unistuste linn kokku või oma unistuste mänguväljak või koolile mingisugune mänguväljak juurde mõelda. Või siis lihtsalt kujunditest modelleerida sellise mingi 3D objekti, ükskõik võtmehoidja või medali või midagi muud. Nii et selline projekt siis ka. Ja siin on veel siis mõned näited ka. Siin on näiteks animatsiooni juures näitena on siin üks siis meie üsna tuntud räppari Reketi lugu, kus ta siis räägib oma lapsepõlvest ühe loo ja mis on siis tehtud animatsioonina, et selline väike näide ka ette. Ja siis on siin see 3D näide ja all on siis Blabberrice'iga on siis tehtud selline kilpkonn, kes siis õpetab uut asja. Ja samamoodi tegelikult selliseid asju on siis ka tahvelarvutile sobivaid rakendusi, mida saab siis kasutada just nimelt selleks, et teha selliseid rääkivaid pilte. Ja hästi lühidalt siis veel sellest lõpuprojektist ka, et see digikunsti lõpuprojekt on siis selline, kus on siis võetud muinasjutu teema ja nüüd siis õpilased saavad endale siis ette kujutada, et nemad hakkavad seda kas siis lavastama või sellest filmi tegema ja samal ajal nad siis mõtlevad stsenaariumi peale. Nad saavad olla need, kes kunstnikuna mõtlevad välja, missugune on see lava, ehk siis missugune võiks taust olla, kujundavad tausta, missugused võiksid tegelased välja näha. Nad teevad heliproovi, no näiteks kui me võtame Punamütsikese muinasjutu, et siis on näiteks missugust häält võiks hunt teha, salvestatakse või missugust häält teeb Punamütsike. Ja samamoodi nad saavad teha siis ka kas siis fototöötlust kasutades luua siis bänneri või plakati oma sellele loole ja teha animatsiooniga siis ühe katkendi sellest muinasjutust. Ja minu arust on see ka selline päris hea idee, et kui sa niimoodi pikalt nokitsid ja teed, siis võiks sinna kutsuda ka lapsevanemad vaatama ja kes saaksid siis kogu sellest asjast osa, et teha selline tore, võib-olla siis kevadine või siis talvine projekt ja näidata siis ka vanematele, et mida siis on tehtud, õpitud ja mida nüüd osatakse. Et ma ise olen oma lastega teinud siis sellist nukuteatri projekti, kus nad samamoodi pidid siis ise kujundama nii taustad kui tegelased ja tegema sellise oma loo ja see oli küll lastele endale tohutult tore kogemus ja ka vanematele väga vahva vaadata pärast. Nii et sellised. Nii, ja nüüd me jõudsimegi siis digimeedia juurde, aga enne kui me digimeedia juurde läheme, kus Tertu saab siis teisest kooliastmest rääkida, kas on küsimusi selle digikunsti poole kohta? Et need vist, mis vahepeal siin tulid, nendele ma vist juba jõudsin vastata. No kui praegu küsimusi ei ole, et siis ma annaksin Tertule nüüd sõna, proovin talle pildi ka panna ja siis kui tekib küsimusi, siis saate veel pärast küsida üle. Tertu, oled sa olemas? Nii. Kas nüüd oled? Nii, nüüd on mind kuulda. Kas paremini kui enne? Mind on ühesõnaga kuulda, aga mitte paremini kui enne. Saan ma õigesti aru?
Huvitav. Üks hetk ma vaatan oma mikrofoni seadet igaks juhuks üle. Nii. Kas nüüd on natuke parem? Nii, ma loodan, et siis vähemalt midagi on kuulda, kui ma räägin. Et päris vaikuses ei ole. Hakkaks pihta. Väga hästi. Ühesõnaga, teise kooliastme digimeedia osa koosneb samamoodi 3 osast, mis tegelikult on suhteliselt sarnased digikunsti osaga, kuid kuna teine kooliaste, siis asja tehakse natukene rohkem süvitsi ja natukene teiste programmide ja rakendustega kui siis esimeses kooliastmes. Ja oma osa siis jagasin 3: arvutigraafika, 3D disain ja heli- ja videotöötlus, kus siis algab kõik just selle sama asjaga, millega me täna siin alustasime, et mis asi on üldse multimeedium, kuidas seda kasutatakse, miks see hea on ja üldse terve see minu õpiku osa, et seal on soovitusena antud ka selline variant, et kus siis kõik loodavad materjalid saab õpilane siis panna ühte virtuaalsesse õpimappi ehk siis sisuliselt nagu luua üks väike blogi või koduleht näiteks viiblikeskkonnas, kuhu siis kõike üles riputada, siis on ka õpetajal hea võimalus seda kasutada. Kindlasti on siin ka alternatiive, kui ei taheta internetikeskkonda selleks kasutada, et teha näiteks mingisugused kaustad arvutisse, kus need asjad siis kõik kirja panna ja salvestada, et see on iga õpetaja iseenda valik. Nii, ja kui siit nüüd edasi minna, siis räägime kõigepealt ka ära sellest, et mis asjad on autoriõigused ja kuidas neid kasutada, mis on Creative Commons, et õpilased võiksid seda teises kooliastmes juba teada. Kas ja kui palju nad seda päris eluga seostavad, on iseasi, aga teadmine kui selline võiks olemas olla. Ja edasi siis ongi arvutigraafika osas räägitud rastergraafikast, mis on siis pildistamise ja pilditöötluse näitel siia toodud ja samamoodi siis ka vektorgraafika. Kas sa, Kristi, saab mulle panna järgmise slaidi? Nii, ja arvutigraafika ja üldse kõik need teemad on mul siis üles ehitatud niimoodi, et on tehtud erinevad slaidid siis teooria osaga, mis on siis vahelduvad erinevate praktiliste ülesannetega. Näiteks siin on kohe toodud see keskmine pilt, kus on vaja erinevate pildid ja tekstilised omadused siis liigitada raster või vektorgraafika alla. Siis seda on võimalik siis kasutada nii õpetajal ühiselt toimetamiseks, et tehakse koos õpilastega need ülesanded ära või siis ka õpilased iseseisvalt saavad neid lahendada ja oma teadmisi kontrollida. Samamoodi olen sinna vahele teinud ka erinevad tööriistade kasutamise juhendid erinevate programmide kohta, mis on siis üritatud võimalikult lihtsalt ja selgelt õpilastele kirja panna ja kenasti illustreeritud siis erinevate ekraanipiltidega. Ja üldiselt õpilaste iseseisvad ülesanded on sellised nii-öelda käed külge ülesanded, kus siis on võimalik erinevaid selliseid praktilisi asju teha. Näiteks vektorgraafikas näiteks teha erinevaid kaarte, sünnipäeva, jõulukaarte, kutseid, erinevaid plakateid, postreid, kujundusi ja nii edasi, et selles mõttes on siin valdkonnas see võimaluste valik hästi lai. Ja kindlasti ei ole ka minu õpiku erinevad jupid siis kasutatavad plokkidena, vaid võib ka võtta 1 või 2 tundi ühest kohast ja ühest osast ja teised 2-3 tundi järgmisest osast, et ei ole nagu niimoodi kindlalt piiritletud.
Näen, et siin on küsimus, et kas oleks võimalik teada saada kasutatud programmide nimed. Et need, mis programme õpilased peaksid kasutama, need on digiõpikus kenasti olemas. Ja juhendid neile siis ka. Nii, aga lähme edasi siis 3D disaini osa juurde, mis on kindlasti üks põnevamaid ja praeguses ühiskonnas ka hästi populaarne. Et see osa on siis nagu ikka loogiliselt üles ehitatud niimoodi, et ta läheb kergemast raskemaks. Samamoodi on toodud välja erinevad juhendid nii kirjalikult kui ka videode abil tehtavad. Ehk et on võimalik siis õpilasel iseseisvalt toimetada videojuhise põhjal. Ehk et vaatabki mingisuguse osa ära, paneb video pausile ja teeb selle sama asja ise ära või siis vaatab kõigepealt video ära ja siis proovib selle järgi ise toimetada. Samamoodi on ka siin erinevad mängulisi ülesandeid, näiteks selles osas on kasutatud ka Memoriini varianti, mis on siin ka ekraanipildina slaidi peal ära toodud. Eelmise osa juures mul jäi lõimimise variandid küll rääkimata, aga slaidi peal olid need kenasti olemas, et kunstiõpetus ja matemaatika on 3D disainis kindlasti lõimitavad õppeained ja samamoodi ka arvutigraafika juures kindlasti ka tehnoloogiaõpetus, mis iganes muud võimalused ka, et ainult õpetajana natukene oma kujutlusvõimel lennata lasta. Nii, ja võtame siis kolmanda osa ette, et see on heli- ja videotöötlus. Kui aus olla, siis seda on kõige keerulisem võib-olla üles ehitada oli sellepärast, et meile kui koostajatele oli ette antud teemad ja mõisted, mida me peame kasutama. Ja seetõttu on näiteks helitöötluse algus võib-olla lastele natukene selline teoreetiline, et nad ei saa kõikidest asjadest aru, aga kuna minu ülesanne oli seletada lastele, et mis asi on näiteks võnkekõver või tsükkel, seda just heli mõttes, siis vaadates õppekavasid, siis heli kui selline tuleb õppekavasse sisse alles 8. klassi füüsikas ja mina pidin tegema siis sellesama asja sisuliselt 4. klassi õpilasele või kuni siis 6. klassi õpilasele selgeks. Ehk et need esimesed osad on sellised võib-olla natukene lohisevad mõistete poolest, aga samas üritasin need hästi kergesti ja lihtsasti siis lastesõbralikult kirja panna. Ja siin ka samamoodi seda teooria kinnistamise ülesannet on näiteks sellesama keeruliste mõistete juures kasutatud Learning Apps keskkonda, millest on ekraanipilt olemas. Ja samas siis ka erinevad praktilised ülesanded, et heli salvestamise juures näiteks kasutada Audacity programmi, mis on täiesti tasuta saadaval, alla laetav kõikidele platvormidele ja sealt on kenasti ka need erinevaid võnkekõveraid ja helivaljusust ja vaiksust siis näha visuaalselt võnkekõvera peal. Siis siin on näiteks mul välja toodud ka iseseisva ülesandena, et mida võiks teha, on siis heliklippe erinevate teemade juures, mida siis saab lõimida nii geograafia, loodusõpetuse kui eesti keelega, näiteks salvestada ilmateade, mõned uudised sisse lugeda, intervjuud, raadiosaated ja nii edasi. Ja siis neid kenasti töödelda vastavalt sellele, siis mis võiks olla see lõpptulemus. Siis kui mõelda, et selle osa all on ka videotöötlus, siis see on võib-olla ka üks keerulisemaid selles mõttes, et millist programmi kasutada selle juures. Sest et teadupärast sellist platvormi ülest ühte head programmi olemas ei ole, et Windowsi arvutitel on Movie Maker küll veel olemas, aga uuematel versioonidel seda siis ka enam ei uuendata ja Apple'i toodetel on siis see iMovie, millega saab kenasti videosid luua, aga sellist, mis toimetaks mõlemal platvormil kenasti, et see oli keeruline ülesanne seda leida, aga ühe sellise allalaetava programmi ma leidsin. Kas see oli minu meelest OpenShot Editor, mille peale tegin siis ka ise
juhendvideod, kuidas seda kasutada ja kuidas seal erinevaid videoklippe, helisid ja pilte kokku panna. Et see on ka siis see videotöötluse osa. Ja nagu ka esimese kooliastme osa, siis ka see minu õpik lõpeb 5-tunnise projektiga, kus siis õpilased võiksid kõiki oma õpitud teadmisi rakendada mingisuguse ühise projekti näol, et teha seda ka näiteks rühmatööna või individuaalselt, et see on ka puhtalt õpetaja enda otsustada. Nii, aga see oleks vist minu poolt hetkel kõik. Näen siin, et on küsimus videotöötluse programmide kohta, et normaalsed on tasulised ja tõepoolest nii see paraku on, et võimsamad programmid on tasulised, aga meie ülesanne oli siis leida võimalikult lihtsasti kasutatavad ja kindlasti ka tasuta versioonid erinevate programmide juures. Nii, kas on mulle äkki veel mõni küsimus tulnud? Nii, mulle tundub, Tertu, et vist ei ole. Tundub mulle ka. Nii, aitäh sulle, ma võtan nüüd üle. Nii, et siin tuli jah need küsimused, et võib-olla peaks olema need tasulised asjad, et need on enamalt olnud paremad, sellega täiesti nõus. Aga paraku tõesti, kuna koolide võimalused on siiski väga erinevad, siis lähteülesandes oli tegelikult kirjas see, et ikkagi tuleks kasutada selliseid programme ja selliseid rakendusi, mida saab siis tasuta kätte. Aga nagu teada, see tõesti paneb piirangud peale ja ma ütlen, et nooremate õpilaste puhul veel tuleb lisaks siia see ka, et ei saa eeldada neil sisse logimist, et tõepoolest on mingisugused keskkonnad, kuhu nad teevad oma kasutajad ja nii edasi ja ei ole keelatud kasutada ka oma õpilastega neid, kui see teil võimalik on. Aga meie ei saanud seda siia eeldusena paraku sisse panna. Ja nüüd ma panin siia veel viimasena digiõpiku osast, kui siin tuli just küsimus, et kasutada nagu erinevat, kui ma õpetajatele koolitust tegin, siis tuli just see küsimus, et aga koolide võimalus on hästi erinevad, et mõnel on tahvelarvutid, mõni saab kasutada sülearvuteid, mõni kasutab lihtsalt õpilaste oma seadmeid, et kui on näiteks pandud tunni teemas, et kasutatakse arvutit või kasutatakse tahvelarvutit, et see kõigile ei pruugi sobida. Ja sellest lähtuvalt siis ma tegelikult panin pärast sinna digikunsti osa juurde ka sellise õpetajatele listi, millest on siin ka vasakul pool pilt, kus oli siis koos just nii arvutisse laaditavad programmid ja samamoodi veebilehed, mis võiksid sobida ühe või teise teema juurde ja ka siis rakendused nii siis ühele kui teisele platvormile. Nii et just oleks õpetajatel võimalik siis lihtsalt valida sobivaid. Aga nagu ma ütlesin, siis paraku sellised lihtsad, odavad või odavad selles mõttes, et vabalt kasutatavad asjad on ja sellised, mis kipuvad ka teinekord kiirelt kaduma. Nii et selles suhtes, kui te olete midagi kasutate ja märkate, et midagi ei tööta või midagi on väga muutunud, siis tasub seda selle õpiku juures kohe teada anda, sest selleks on seal oma tagasiside koht ja siis saab juba muudatused ka sisse viia, sest me lihtsalt ise kogu aeg neid materjale üle ei käi ja me ei pruugi lihtsalt märgata seda. Ja siis siin paremal pool on siis tunnikavad, et samamoodi nagu õpilasele on iga teema juures siis 30+5 tundi projekti jaoks, siis õpetajale on samamoodi siin olemas siis tunnikavad, kus on kirjutatud nii nagu ikka tundides lahti nii sissejuhatuse osa, põhiosa, lõpuosa ja mida siis õpetaja võiks ühes või teises osas veel kas siis lisaks teha või vastupidi just vähem teha. Ja samas on seal ka vihjed, et kuidas võib-olla õpilastel seda hindamise või sellist tagasiside osa teha, sellepärast et meie siin oma selles õpikus ei taha mitte suunata sellele, et nüüd peab õpilastele nende samade loovate tööde ja pingutuse eest panema siin hindeid. Küll aga on see hea võimalus suunata neid konstruktiivselt, viisakalt, sõbralikult tagasisidet andma kaaslaste töödele ja siis seeläbi siis
õppida ka seda tagasisidestamist. Nii et ka need vihjed ja nipid on sealt õpetajate osast leitavad. Ja siis selles õpetaja osas on siis jah, iga selle õpiku juures on siis ka olemas ainekava, kus on siis kõik ülevaatlikult kõik need teemad ja lühidalt siis sellised olulisemad märksõnad kirjas. Nii, kas selles osas on nüüd veel küsimusi? Et kellel nüüd huvi on, siis niisama otsingusse digiõpik sisse pannes saab kohe selle kergelt kätte, aga digiõpik.it sedapidi siis saab selle ka kohe kergelt kätte. Ja seal all on tõesti siis olemas nii esimesele kui teisele kooliastmele siis kõik materjalid ja ka õpetajate osa. Ja leiab sealt siis ka missuguseid rakendusi või platvorme on kasutatud või keskkondi. Ja kui teil on endal mõni hea mõte näiteks, et ühe või teise teema juurde sobiks mõni rakendus või keskkond, mida teie olete kasutanud ja on väga hea, siis tasub selles osas ka märku anda, et mitte ainult siis, kui midagi ei tööta, vaid ka siis, kui teil on kõrvale panna mõni teine väga hea võimalus, kuidas ühte või teist teemat käsitleda. Kas teil on veel küsimusi või mõtteid selle kohta, mis me nüüd siin täna rääkisime? Et nii nagu ma õpilaste puhul ütlesin, et see teooria osa ei ole meil seal pikk, vaid pigem on ikkagi rohkem selline käed külge suhtumine ja õpilased teevad hästi palju praktiliselt, siis tegelikult nende digiõpikute puhul on ka see, et põhirõhk on ikka selle juures, et õpilased saaksid toimetada ja teha, nii et ma arvan ka, et üks asi on see kuulata praegu siin juttu, teine asi on see, et hakata praktiliselt õpilastega läbi proovima. Ja nii et kas on nüüd selles osas veel tekkinud mingisuguseid mõtteid ja küsimusi, mida tahaks teistega jagada? Nii. Ma saan aru, et meil praegu Aimi siin midagi trükib. Nii, no väga hea, ma loodan, et sellest oli abi, et natukene sai asi selgemaks ja selles suhtes võib julgelt jagada seda digiõpikute infot ka oma tuttavate ja kolleegidega, sest et meil on küll sellest räägitud ja seda reklaamitud erinevates kanalites, aga mul on küll veel selline tunne, et päris paljud õpetajad ei ole üldse teadlikud, et selline asi olemas on. Aga ma arvan, et eriti nende õpetajate puhul, kes alles võib-olla iseennast ka nii ülearu kindlalt ei tunne selles digimaailmas ja digiteemal asju tehes, et siis nende jaoks, ma arvan, on see eriti suur abivahend. Et need, kes ise juba oskavad ja teavad, siis nendel on tõenäoliselt pigem see, et võib-olla nad saavad mõne uue mõtte või uue idee ja saavad seda edasi arendada, aga jah, nendele, kes alles alustavad, siis nende jaoks, ma arvan, on see eriti hea. Nii, Kerstile vastuseks tõesti veebiseminar, kui ma nüüd midagi untsu ei keeranud, siis tuleb veebiseminari salvestus ka. Et loodame, et sellega läks kenasti. Nii, aga kui teil rohkem küsimusi ei ole, siis mina tänan ja ma usun, et Tertu seal teiselt poolt ühineb Tartus samamoodi, et saite vast mõned ideed ja nüüd ei ole siis muud, kui tegelikult võib teile öelda, et lihtsalt mõnusat kasutamist, digiõpiku kasutamist ja samal ajal siis ka toredat siis meediapädevuse nädala jätku, sest see on küll midagi, millega tegeleda tasub ja on vaja, eriti vaadates ringi, mis ümberringi toimub, siis ma ütleks, et see on üks oluline oskus, mida õpilastele anda. Aitäh kõigile ja järgmiste veebiseminarideni!